ja sooviksin rääkida teile lähemalt meie ettevõtte plaanidest algavaks hooajaks kevadeks seemnete osas. Kõigepealt räägime siis, kuidas kaera kasvatamisega on võimalik rohkem raha teenida ja millised probleemid on Eestis seni esinenud, et ei ole läinud toidukaera klassi. Miks on kaera hakatud järjest rohkem hindama Eestis ja üleüldse maailmas? Kuna ta on väga kvaliteetne loomasöödana, kergesti omastatav, toiduviljana oma kõrge proteiini ja rasvasisalduse poolest, lastetoitudes, väga paljudes puttudes, müslides järjest rohkem kasutatakse kaerahelbeid ja kuna kaer sisaldab asendamatuid aminohappeid, mis on eeskätt vajalik inimesele ajutoiduna. Senised probleemid Eestis seoses kaera kasvatamisega on olnud see, et tühjad sõklad võivad mahukaalu olla ja Eestis pakutavad sordid on suure sõklasuse sisaldusega, näiteks sort Jaak on topeltsõklasusega. Samuti ei armastata väetada väga ja kasutada taimekaitset, vaid arvatakse, et kui kaer panna maha, siis ta ise kasvab. Antud tabelis on näha mahukaalu ja sõklususe omavahelist seost ja jäi veel nimetamata, et meie uueks koostööpartneriks on soomlaste ettevõtte Boreal, mis tegeleb taimekasvatuse ja aretusega. Ja nendega koostöös me toome maale sordi Iiris, mis on siis kõrge mahukaaluga ja madala sõklasusega. Millal võiks otsustada, et hakata kaera kasvatama? Kui teil on vähem viljakamad mullad, siis kaer on lepliku mullastiku tüüpide suhtes ja annab potentsiaalselt suuremat saaki kui nisu või oder vähemalt viljakatel muldadel. Ja eriti sobib ta kasvatamiseks happelistel muldadel, mille pH vahemik jääb 5,3–5,7, et Eestis on uuritud, et kuni 40% muldadest on happelised, eeskätt Lõuna-Eesti piirkonnas. Kui olete otsustanud hakata kasvatama kaera, siis esimene valik peaks olema lähtuvalt sordist ja esmalt muidugi valida sertifitseeritud seeme, et tagada kultuuri puhtus, sordi puhtus, umbrohu puhtus. Soomlaste tulemustel on kõige paremaid tulemusi saanud keskvarajaste kuni keskiviste sortidega, mida on ka meie pakutav Iiris keskvarajana. Samuti tuleb lähtuda võimalikult kõrge potentsiaalika sordivalikuga, milleks on ka samuti meie Iiris, 6,2 tonni hektarilt on tema keskmiselt saaki. Väga oluline näitaja on ka tuhandetera mass. See tähendab seda, et seeme on suur, tugev ja sellest kasvab elujõuline taim. Samuti võiks vaadata lamandumiskindlust, sest lamandumiskindlam sort jääb ka kindlasti alles ja seda on võimalik tõsta kasvuregulaatoritega. Ja skaala on siis 1–9, 9 on nagu kõige lamandumiskindlam ja meil on 7. Antud tabelis võib näha pakutava sordi Iirise ja Eestis teiste levinud sortide saagikust, kasvuperioodi päevades, lamandumiskindlust ja kõrgust. Et rõhutaksin, et meie sort Iiris on natukene madalama kõrreline ja 85 cm on ainult tema pikkus. Ja see on ka üks lamandumiskindluse saladusi. Sordi valikul võiks lähtuda ka heleda teraga sordist. Et
lihtsalt vilja kokkuostjad nõuavad, et ta oleks heleda teraga, lähtudes siis, kuna kaera, helbe, puder ja kõik peab olema hele. Proteiinisisaldus peaks jääma vahemikku 9–12% ja seda on ka võimalik tõsta leheväetistega teatud määral. Meie pakutavatest preparaatidest on selleks näiteks Ecolist Micro. Soome riiklikes katsetes aastatel 2005–2012 ja Boreali oma katsetes on siis iiris olnud kõrge 1000 tera massiga 42 grammi, mahuga 546 grammi, proteiin 12,2 ja sõltlasus 22,8. Kõiki neid tabeleid saate hiljem vaadata ka meie kodulehele, paneme üles kõik need materjalid. Et loodetavasti juba homsest. Eestis ei ole väga levinud kaera puhul puhtimine, kuid soomlased siiski rõhutavad, et võiks olla puhitud ka kaeraseeme, sest see on odavaim esmane haiguskaitse ja kaitseb 4–8 nädalat peale külvi ja stimuleerib juure arengut. Ja kuna ka sõltlasus oli väiksem, siis sõkalde esmane ülesanne on kaitsta seemet haiguste ja vigastuste eest, siis puhtimine mingil määral kompenseerib seda. Agrotehnikas külvi korras eelkultuurideks sobivad teised teraviljad ja lillikõielised, kuna neil on erinevad kahjustajad ja suruvad umbrohtusid alla. Soome näitel parimaks loetakse klassikalist agrotehnikat, kõrre koorimist, glüfosaati ja kündi. Kuid on võimalik kasutada ka otsekülvi, kuid siis peab teadma, et ei ole tuulekaera, et kuna tuulekaera ei saa kaera seest tõrjuda. Väga oluline kaeralasvatuse puhul oleks rõhutada külviaega, sest see peaks toimuma esimesel võimalusel aprilli keskpaigast kuni aprilli lõpuni, sest kaer hakkab idanema juba +1–+2 kraadi juures ja lühiajaliselt kannatab ka -kraad ja -7, -8 kraadi. Varajase õigeaegse külvi puhul on külvi norm madalam 400–550 idanevat seemet ruutmeetrit. Kui peaks külv millegipärast hilinema, siis tuleks kindlasti seda külvinormi tõsta. Samas siiski jääda optimaalsetesse piiridesse, sest kui on liiga tihe külv, siis kipub kaer lammanduma. Väetamise seisukohalt on kõige olulisem toiteelement kaera lämmastik, mida antakse NPK väetistena ja võrreldes teiste teraviljadega kaer kannatab fosfori ja kaaliumi puudust natukene paremini. Ja üheks võimalikuks NPK valemiks võiks olla 27,66 + 2 päevlit normiga 300–350 kilo hektarile, mis on nagu kõige odavam variant, kuid samas nagu tagab vajalikud toitelemendid kaerale. Ja võrsumisfaasis võiks kasutada leheväetisi. Siin tabelis on välja toodud Soome erineva pinnasega muldadel lämmastiku kasutusnormid. Et kui te soovite näiteks saagikust saada, seljaga praegu, 4 tonni hektarilt, siis savi ja liivsavi muldadel võiks olla lämmastiku kogus